Sky.ee säravale aastalõpule lisab maitset Salvesti majonees. Salvesti majoneesid on valmistatud Eestis vaid parimast kodumaisest rapsiõlist. Andrei, mina pean alustama suurte õnnitlussõnadega. Tõeliselt fantastiline asi on nüüd selja taha jäänud. Oled sa saanud selle üle üldse mõelda, mis just juhtunud on? Väga mitte, sest et pärast seda, kui siis võite avalikustati, siis ma olen praegu lihtsalt ringi jooksnud, et ma ei ole väga suutnud süveneda, et mis tegelikult päriselt juhtus. Kuigi ma olen seda episoodi, ma ei tea, mingisugune 100 korda näinud, aga sellegi poolest ma arvan, täna oli süke, mis hittis kõige sügavamalt. Sest tegelikult väga tore oli vaadata teiste inimestega seda ja oli näha, kellele siis tegelikult inimesed kaasa elasid ja kõike seda. Aga tõesti, selles mõttes on praegu raske aru saada, millega me oleme hakkama saanud. Et see on selline, ma arvan, see võtab veel paar päeva aega. Kui paljud olite teadlikud sellest, et osalised üritavad seal skeemitada ja punkte jagada niimoodi? Mina ei tea midagi. Robin ka, toimetajad võib-olla teadsid, meile midagi mainiti, aga me tegelikult ei saanud aru, mis on see päriselt, mis skeem see on, vaata. Et meil absoluutselt ei olnud seda ettekujutuski, et nüüd juhtub selline asi. Ja kõik see, mis ma nägin 12. episoodis, see oli minu jaoks ka wow. Ehk siis null ideed tegelikult. Aga mis põhjusel te otsustasite selle lõppu ikkagi selliselt mängida, et seal oli mitte keegi ei teadnud, meedia ei teadnud, kuidas see lõpeb, osalised väitsid, et nad ei tea, kuidas see lõpeb. Mis põhjusel see niimoodi läks? Aga see oligi see, et selle nimi on plot twist, ja lõppude lõpuks, nagu me kõik tegelikult aru saime, selle villa mõte ei olnud see, et 30 000 eurot leiad armastuse. Tegelikult see tähendas seda, et sa saad kõikidega, sa oled hea inimene. Ehk siis, kui sa kõikidega enam-vähem hästi läbi saad ja kui sa lood neid ägedaid sidemeid teiste inimestega, siis see on just see, mis võib sind esile tõsta. Ja tegelikult lõppude lõpuks see mingil määral näitaski, et Katriin sai väga paljude inimestega läbi, Arles sai väga paljude inimestega läbi ja kuidagi nende see, et nad olid koos, see kuidagi tõigi nemad ise kokku ja see, et nad võitsid, see näiteks seda, et nemad olidki võib-olla kõige õigemad inimesed, kes tegelikult mingil määral väärisid ka seda. Jaa, aga see, et see lõpp oli niivõrd tõeliselt sisupööre järel. Mul on väga raske ette kujutada, et see saaks sama hästi toimida Villa teises hooajas, mis ju absoluutselt tuleb. Kas formaat jääb samaks või mõtlete te ka selleks midagi uut ja põnevat välja, et mängijad ei teaks, kuidas asju sekski? Siin on täpselt see jama, nagu näiteks on Too Hot to Handle'iga, et sa lähed sinna, et sa tead, et sa ei saa seda teha, et siis ei ole põnev. Ehk siis me oleme juba sellega arvestanud, et kui me teeme teise hooaja, siis väga-väga palju, ma arvan, mingil määral muutub, sest et me peame lihtsalt sellega arvestama, et inimesed juba teavad mingisugust skeeme. Ehk kui nad Villasse tulevad, neil on juba mingid skeemid mõeldud. Ehk me ei saa sellel lasta juhtuda. Meie ülesanne ongi see, sellel hooajal oli. Nad arvestasid kõike skeeme, aga lõpuks läks ikka kõik täiesti vastupidi. Ehk täpselt see ülesanne on meie jaoks järgmiseks hooajaks ja see ongi see point. Ja ma arvan, kuna meil on need inimesed, kes tegelikult väga hästi aru saavad sellest, kuidas seda asja ajada, ma arvan, me saame sellega hakkama. Mis sa arvad, kas see asi oleks sama hästi töötanud siis, kui see lokatsioon ei oleks olnud Türgis, kui see oleks olnud Mustamäe korter 3 nädalat kinni? Terrassiga korter. Korteri kindlasti ei toimiks. Isegi Dirhami villas ma ei tea, kas toimiks. Aga pigem ongi see ongi see point, et me tahtsimegi lihtsalt välja minna. Lihtsalt sul ongi päike, sul on ilus, sul on hea vibe, vaata. Kogu see point oligi selle taga kinni. Ja ma arvan, me tabasime naelapea pehti sellega ja ega tegelikult
kui peaks nüüd tegema teise hooaja, mis loodetavasti tuleb, ma ei kujutaks ette, et me teeks seda Eestis. Et täpselt samamoodi, ma arvan, me oleme välismaale. Just lugesin ühte mõttetera ühest kommentaariumist, et inimesed kirjutasid, et et see ongi põhjus, miks nad said päriselt mängu mängida, sest nad ei olnud depressioonis sellest, et ilm oli halb. Sest kui sa teed seda asja Eestis, siis sul on tuju juba selle peale halb, et ilm on halb ja külm on ja nõme on ja raha ei ole, on ju. Ei, täpselt nii ongi, aga sellepärast me läksimegi välja välismaale, sest et sa ju tead, et päike paistab, inimesed on juba nagu eos õnnelikud, vaata. See ju väga palju mõjutab, sest kui sa istud kuradi Eestis ja sul on juuli keskel on sul räige vihm ja tegelikult mingi 15 kraadi, ega tegelikult kassib ära, ja tegelikult ei olegi midagi, mille pärast peaks naeratama, ja see oligi see point ja me läksimegi sinna välismaale, et selle mõttega, et me teame, et see toob tegelikult väga palju, see teeb asja väga palju lihtsamaks kogu selle vibe'i pealt. Ehk siis see oli see kogu mõte. Kui palju teil on välismaalastest vaatajaid või ütleme väljaspool Eestist vaatajaid? Kas teil on see statistika teada, vaadatakse palju? Praegu on Soomes kõige rohkem, kes on välismaalt, sest et ilmselgelt. Ja tegelikult väga palju vaadatakse ka Austraaliast ja on väga palju ka Inglismaalt millegi pärast. Need Maarja-Liisi fännid, ma arvan. Võib-olla. Ma ei tea, kui palju seal promo teinud on, aga täiesti võimalik. Aga te rääkisite veel enne, kui saade oli läinud eetrisse, ühtegi episoodi me veel ei näinud, me ainult kuulsime ju lugusid sellest, kuidas see on täiesti teine tase, tõstab standardid ja muudab seda, mida me teame tõsielusarjana. Kas sa tunned, et need standardid on tõstetud just selles mõttes, kuidas te seda ette kujutasite ja millised on need standardid, mis te olete tõstnud, mida olete te teisiti teinud? Alustame juba kas või mingisuguses mõttes produktsiooni ja kogu selle muu asja pealt, et kuidas mingit asja kvaliteetselt näidata. Ja pluss oligi see, et meie point ei olnud inimesi maha teha. Näha täna, et nagu inimestele elatakse kaasa, mis on tegelikult suht harukordne meie reality ja kogu selles maastikus. Ehk siis päriselt sul inimesed, kes vaatavad, kohtlevad neid reality staare kui staarid. Ehk siis see on ma arvan, see on niisugune esmakordne huvitav asi, mida tuleks tegelikult millest tuleks aru saada. Ehk siis ma arvan, me saime sellega hakkama, ma arvan, me tõstsime kogu seda produktsiooni taset, me kuidagi võib-olla natuke elimineerisime selle, et nüüd ei ole enam see, et me teeme inimesi maha. See ei ole enam see koht, ehk siis ongi see, et kuidas me saame natuke seda levelit tõsta. Ehk siis lõppude lõpuks kogu see point on see, ärme tee neid inimesi maha, kes tulevad. Need, kes tulevad, nad on nõus tulema sinu saatesse, ehk siis pane neid hästi tundma. See on kõige lihtsam. Saad aru? Et see on see, ma arvan, millega me tegelikult, millest me väga hästi aru saame ja mida me väga hästi siis ka teostasime. Andrei, ei saa eitada seda, et sa oled Eesti meelelahutusmaastikul nüüd siis koos Robiniga ka üks kõige mõjuvõimsamaid inimesi üldse. Kas sa tajud seda, et sa oled nii mõjuvõimas, takistas inimestel andmas sulle ausat tagasisidet ja ka kriitikat saate osas, kuhu sa oled valanud oma hinge ja kõik muu? Ei, selles mõttes ma ju saan alati puid, kui võib niimoodi öelda, et väga paljud ütlesid, et see saade on väga hea produktsiooniga, kõik sobis, kõik oli titi-miti, nagu Antonial meeldis öelda, aga samas ma sain ka väga palju, et Villa on flop, Villa on pask saade ja kõike, mis iganes muud, ehk siis ma sain seda kriitikat, aga lõpuks vaata, minu jaoks on see, et kui sa ütled, et okei, Villa on flop ja Villa on pask, aga mille pärast? Seleta mul lahti, äkki ma saan seda paremaks teha. Aga seda kunagi ei tule, ehk siis ma tegelikult pigem alati kuulan seda, mis mulle öeldakse, et mis neile meeldis ja kui päriselt inimene tuleb, et näiteks Villa oli flop selle pärast, siis ma võtan selle arvesse. Ehk siis see on see kogu see asi. Ja lõpuks ma arvan, et see kriitika ja kogu see positiivne preisimine, ma arvan, et see oli suht balansis tegelikult. Ja viimane küsimus sulle on järgmine. Kas sa saate juhtimise eest ikka raha ka said?
sa ju ütlesid, et sa oled ju kõigest saatejuht, sina ei tegele kohtuasjadega, sina oled lihtsalt väike mutrike selles. Kas sa said ikka oma töö eest õiglast tasu? Ütleme niimoodi, et meil olid tegelikult väga palju need tööalad nagu olid jaotatud. Ehk siis ongi, et mingite asjadega ma tegelesin, mingite asjadega ma ei tegelen. Ehk siis ma arvan, see kogu see experience ja kogu see asi, mis ma sealt sain, oli nagu positiivne ja lõppude lõpuks vaata, ma ei läinud sinna nagu, ja üldse kogu projektiga, ma ei läinud sinna raha tegema. Ma läksin seda tegelikult tõestama, et tegelikult saab asja hästi teha. Ja ma arvan, et nagu see oli see nagu põhipoint. Ja minu jaoks oli see kogemus kõige olulisem. Ja palga mõttes ma arvan ka hästi ja kõik on rahul. Ja Villa brändi sai müüks maha isegi, mis Johnny Depp tahtis, $300 miljonit ja 300 laamat või selle eest ka ei müüks? Ei, kui Netflix lõpuks tuleb mingisuguse päris hea pakkumisega, why not, vaata. No selge, siis tegelikult ma loodan, et Netflix ei tee seda pakkumist, et kui asi on ikkagi teie kontrolli käes, siis sealt tuleb midagi head ka. Aitäh sulle ja palju õnne veel kord! Aitäh!